ma olen lennujaamas, lähme Türki. Me oleme praegu siin Budapesti lennujaamas. Me lendame Wizz Airiga Türki. Me tegelikult tulime Tallinnast ka Wizz Airiga ja see Tallinna lend jäi peaaegu 2 tundi hiljaks. Ja siis meie ümberistumisaeg pidi olema väga lühike. Aga ja tegelikult nagu minu pileti järgi juba peaks olema boarding ammu läbi ja lend läinud, aga samas vahetati väravad, inimesed kõik ootavad, mitte ühtegi nagu infot pole sellest, et lend on hiljaks jäänud või isegi, et ilmub hiljem kohal Istanbuli, ma ei tea, minu nagu ometi ära roni sinna igaks juks sisse, see on väga oluline asi, ma arvan, sinna ei ole mõtet ronida. Teil tahad mängida kaverit? Ühesõnaga me ootame oma lende, siis lähme Türki, Anton juba see nädal aega olnud, tuleb meile lennuki vastu. Who is calling you? Papa? Me jõudsime nüüd kohale Istanbuli ja ootame enda seda vankrit ja üli palju pidi käima, tavast meil enda siia suurde lennujaama. Aga saime hakkama käimisega, saime võtta lastele sellise vankri. Ja passikontrollis pidi ka päris kaua ootama. Mega palju inimesi on päris palav on. Ja Ant tuleb meile vastu, siis ta näeb lapsi jälle üle. Aga me leidsime enda selle vankri üles ja mõlemad lapsed on nii väsi, et panin mõlemad siia ja nüüd mina teen viimased liigutused ja siis Ant peaks olema mul vastas. Vaatame, kas on ka. Ta ei tulnudki meile vastu, me peame ise ta üles leidma siit autoparklast. Ja mul mega sind, siis ma pean neid mõlemaid lükkama. Aga vaatame, kas ma leian need üles. Siin on see Istanbuli lennujaama kõige alumine korrus. See on nagu minu skill, et ma saan juba 100 meetris. Saan aru. Lähme nüüd rendiautost, lähme tagasi koju, sööme hommikust ilmselt ja siis hakkame minema. Ilm on päris ilus. Öösel oli jäike ja vihm. Mul aken ka täiesti pärani lahti, siis nagu valgutas niimoodi, et terve tuba läks valgeks. Mõtlesin valgus, ma näen seda unes. Siis märkasin unes, vaatasin, et ei tegelikult ka sajab. Ja päikest panin akna kinni, siis igaks juhuks. Anton nii loll, et me tulime valest kohesse. Ma arvasin, et ma jättisin siin Tarentas, sest ma teadsin, et see on nagu kõige lahedal pood sinna, nagu kontor, kus saab auto võtta. Aga et otsides selles kõige odavam auto, kogemata vale auto firmaga. Aga samas sa mulle ütlesid ju, et Eestis võtsime ka Eurocaaris. Ja me rääkisime, aga me sellele veel valisime. Ikka juhtub. Nüüd me lähme äkki õigesse kohta. Nüüd me oleme õiges kohas. Äkki loodame, et saame upgrade'i või? Eelmine kord saime upgrade'i. Saab upgrade'i. No loodame. Nüüd tulime Eurocaarisse ja kuna ma bookisin enda Türgi ID numbri all ja mul ei ole kaarti, siis me ei saanud bookida, aga me teeme nüüd uuesti Liina nime all. Üle tunni aja ootamist ja lõpuks me võib-olla saame nüüd endale auto. Kas me oleme nüüd autoosadel? Ei ole. Mis see siis on siis? See on meie auto. Meie auto. Nüüd see on nädal aega meie oma või 6 päeva. Hadi, selam ette. Me oleme nüüd Küçükköys, Ayvalık provintsis ja siis see pisikene Kiviküla asutati aastal 1462, sellel ajal kui Mehmet II vallutas Lesvose saare Kreekas, siis siin sellel külal elasid janitšärid. Aastasadade jooksul siin elasid kreeklased peale janisõrid lahkus ära, ja need ehitasid siuksed ilusad majad siin ja tänu nendele me naudime need ilusaid tänavaid. Balkani sõja ajal hakkasid siia koolima need Bosnia moslimid ja praeguseks ikka nende generatsioonid elavad siin ja siin on näha päris blondi inimesi, et mis on Egevuse mere ääres isegi huvitav.
ja lisaks siin on hästi palju Balkani kööki, et me sõime eile ka Balkani restoranis ja mida me sõime? Balkani köfte. Ja, see on kotlet, Balkani lihapallid, mida ma ei oska öelda, et tal on oma slaavi nimi. Üks asi veel, mis me proovime. Mida ma proovin? See Balkani toit, mis seda see on ka üks teine kotlet. Nad on erinevaid kotleti nimi. Ma tahaks tševapi. Ja võib-olla siis täna proovime tševapi ära. Või kui mul jääb kõik tühi. Me tulime nüüd Sarõng-Sakla randa ja me kavatseme esimesena kohe... Ütle, mis see eesti keeles on? See on küüslaugu rand. Ma ei tea, miks see küüslaugu rand. Või seepärast, et see liiv on küüslaugu värvi. Ma ei tea. Ei ole. See linnaosa nimi on see Sarõng-Sakla, ma arvan. Selle järgi siis. Ja nüüd me lähme kohe viskame vette ennast. Nii räigelt palav on. Kell on 5 mitte räigelt. 5 õhtul on kell. Ma ei tea, mis homme saab päeval. Tegelikult tegin nalja, et siin on rõme palav. Kui ärge tulge Türki, sest te sulate ära nagu jäätis. Nüüd siin meres ja see meri on suht külm. On külm vä? Enne oli nii palav, nüüd on nii külm. Me käisime nüüd rannas ära või me tuleme tagasi kohe, me käime poes, ostame mingit snäkki. Aga vesi oli päris mõnus, ikkagi alguses tundus veits külm, aga ujudes hakkas täitsa hea. Ja siis ma ei ole nii rahvast täis randa mitte kuskil läinud, ei Brasiilias ega Indias. See ei ole sükke, et väga häirib palju, ta on sükke nagu... Ja see tegelikult ei ole nagu, nad ei tee lärmi ega midagi suht rahulik, kui kõik oma ette seal ujuvad. Aga kui ma nagu vaatan meres, siis ikka päris nagu paksult rahvast täis on. Aga tore, et kõik on tulnud ilma nautima ja kõigil on puhkus. Kes siin riigis töötab? Mina ka ei saanud aru siiamaani. Kõik need inimesed, keda ma tunnen, lähevad tööle. Ma ei tea. Samas tänavad on inimesed, kõik istuvad kohvikus, restoranis, rannas. Oh my god, meie küla, kus me ööbime. Jesus Christ, see on väga-väga lähe. See on nagu, me leidsime küll üks, meie jaoks on üks väike hidden gem. Kindlasti inimesed tunnevad seda. Nüüd me lähme ostame, mis me ostame? Ubur. Liina lihtsalt smashib kõik türgi keelt siin ära. Isegi slängi, tal on oma släng nüüd. Leidsid bujur. Mis ta Liina üritab öelda, on abur-jubur, on ju? Abur-jubur, jah. Siin on siis Doritos. Teil ei ole siis Eestis Doritos, jah? Nii vaene riik, nii väike riik. Vaata, isegi. Wow. Lähme teeme väike shoppa. Siis näeme pärast. Aivalik on siis tuntud selliste kivimajade poolest, mis on kreeklaste poolt ehitatud. Ja kunagi elasid siin kreeklased, sellepärast see näeb nii stiilne välja. Aga peale rahvastiku vahetus siis enamus neist saadeti tagasi kreeklasse. Mitte tagasi kreeklasse, aga saadeti kreeklasse. Mis on sinu emotsioonid sellest linnast? Kui inimesi on vähe, siis on väga tore. Kui inimesi on palju, ma natuke olen üles domineerinud siin. Aga kas sinu jaoks nagu see on palju praegu? Praegu on okei. Praegu on väga okei. Praegu on väga mõnus. Praegu on väga okei. Ja jumala hea, et me just tulime pühamata õhtul. Jah. Mõtlesid sul inimesed valmis. Vaatame. Just alustasime, ära liiga vara ära räägi, jah. Aga siin ma olen kuulnud, et siin nimi on nagu makaroni ala. Millegi pärast. Makaroni ala. Ja see on kõik Barbaros tänav. Aga kõik tänavad siis nimetakse sükke numbridega. Makaronid vaatad nad välja nagu spagetid. Ma ei tea, mis makaron täpselt nad mõtlevad, aga sükke vaata, Alta Market makaron. Et see on kõik makaron. Burčak on siis minu emme ja tema on siis aspiring Aivaliki elaja. Ta üritab endale leida hea hinnega müügis maja. Ta loodab, et siis tema ei ole ainukene, kes tahab siin elada. Seetõttu hinnad on siin väga kõrged.
see ongi mingi põhisokaksi. Ja see ongi makaroni ala ja kui sa näed igal pool makaron. See ei ole makaron, see on macaron, siis issand jumal, ma ei tea enam. Macaron. Just hakkasin makaron ütlema, et see oli kirjas makaron, teil macaron, et nii palju õppida. Liina, tahaksin tsükes Pirates of Caribbean laadne riietuses tahaks näha. See on nii ilus ja küsi palju maksab. Aga mitte voodist, niisama. Need käevõrud võtavad ära halva energia ja need töötavad ainult siis, kui sa kannad neid väga pikka aega, mitte et sa paned üks päev ja siis võtad ära, vaid sa peaksid need igapäevaselt kandma. Siis need tulevad Kreeka mütoloogiast, see on vases tehtud ja vask võtab siis ära halva energia. Ja see on Kreeka mütoloogiast, kas sa said aru ka, mis see märk tähendas? Ei, see ongi vaata Sparta sellest Versace'ist ka see nagu logo olemas. See põhimõtteliselt nagu lõppematu nagu pöör. Käevõrud, mis on vasest ja siin on peal siis õpetatud versioon sellest, et see on ka vask ja see on õpetatud versioon sellest. Aitäh! Käisime siis Shaitan Sofrasis vaatamas seda vaadet, oli väga ilus. Meenutas natuke seda Santorini vaadet mäe otsas, meri, päikeseloo ja ilusad värvid. Ja tulime siia, me olime kõik suht nagu väsinud, Adel oli magamata, õnnetud. Ja siis meil on kohtu kui minnes, kõik kohad olid nii kallis, internetis polnud väga ühtegi normaalselt kohta saadavat. Ja siis... Ühesõnaga siis tulime siia sööma ja siis Butšak küsis nende käest, et kas teid on kedagi, kes teab, et kus saaks sööbida ja siis nad leidsid meile selle koha. Suhteliselt soodsalt arvestas sellega, mis hinnad siin on, 90 € töö. Ja siis teevad mega head kana. Põhimõtteliselt grillivad siin samas. Me sõime eile kõhud täis kana ja siis seda lihapalle ja me maksime 1000 €, ehk siis 20 €. Midagi sellist. No ühesõnaga ma näitan teile, see on mega tore koht, see on nii tore mees, ta on nii armas, ta on Izmirist pärit, ta rääkis, kuidas COVID ja nad kaotasid töö ja siis kasutasid oma naise kulda, et siin koha avada ja nüüd nad siin elavad ja see nii ilus. Siin on siis meie hotell, kus me oleme täna viimast ööd. See on täpselt siin Ronna vastas, üks tänav edasi. Ja Sarmsakla Ronna siis, mis on nii mega rahvast täis ja mõnes mõttes on nagu hea, ilus, see meri on siin ja kõik, samas see on nii ülerahvastatud praegu. See on suht nagu must, hästi palju konisid. Mis nagu minu jaoks oli üllatav see, et seal on müügis simit, käiakse nagu Eestis need jäätis, morosna ja kuumad šiburekid. Aga samas seal on ka müügis nagu laevadega, nad laevad tulevad nagu siis mitte sadamasse, aga siis nagu inimeste juurde liiva peale ja siis müüvad seal jäätiseid ja müüvad seal kalasaia ja nii edasi, mis on nagu teistmoodi. Ja aga lastele seal meeldis, täna oli seal oli veel rohkem inimesi kui muidu. Aga esimesed 2 päeva meile meeldis seal, me ostsime ise endale selle varju, kus seal olla. Maksis mingi 600 või 700 liiri. Ma arvan, et tasus ära küll siin tegelikult oleks saanud üürida selles samas marketis siin poes siin 200 liiriga. Ja siin ongi see meie hotelli nimi on Dennis Motel. Ja siin samas on see koht, kus me sõime näiteks lõunat, sõimegi saia vahel siis lihapalle ja näiteks lindas või sujuki saia ja need saiad maksid 150 liiri, ainult tee maksab seal 20 liiri, kõik muu siin nagu mere ääres on suht ülehinnatud või mitte ülehinnatud, ikkagi ma arvan, et odavam kui Eestis või samad hinnad kui Eestis, aga ühesõnaga lähed paar tänavat edasi, siis saad kõike poole soodsamad. Peale seda Aivalik trippi ehk me käisime Lesbos saarel ja tulime tagasi siia Aivalikisse ka tagasi. See kontrast õpetas mulle paar asju, mida ma arvan, mis kujutab terve minu Türgi muljet. Aga sellest räägime pärast.